Armas Eesti rahvas, aitäh kõigile tartlastele, kes siin täna tähistavad. Ja andku Tartu lahu allakirjutajate vaim kas või natukene vaimuvalgust ka neile, kes täna tulid seda üritust segama. Vaadake, siiski me teame, et bolševism oli see, mis Eesti Vabariiki ähvardas vabadussõjal ajal ja siinsamas krediitkassa keldris hävitas hulga inimesi, aga bolševismi vaim ei ole Eestist välja juuritud. Ja me teeme kõik, et bolševism kistaks juurteni välja meie isamaa pinnalt. Olgu selle nimi LGBT, olgu selle nimi massiimmigratsioon või mis tahes, punane lipp tuleb alla lasta ja välja juurida. Me oleme hiiglaste õlgadel, me oleme nende meeste ja naiste õlgadel, kes kunagi vabadussõja ajal, kui oli ka külm talv, nad ei värisenud ja nende hing ei värisenud. Kõik, mida me oleme ehitanud, oleme nende õlgadele loonud. Ja kui neid ei oleks olnud, oleks meid tabanud veel üks genotsiid. 1937. aastal likvideeriti Venemaal 10 000 eestlast, sama palju soomlasi, kes une pealt ära viidi öösel oma kodude juurest, tavalised talumehed. Need mehed päästsid Eesti rahva sellest hävingust, mis oleks meid tabanud. Tänavu lahkus meie hulgast Mart Niklus, kes oli see põlvkond, selle põlvkonna esindaja, kes hoidis lippu kõrgel. Ja meie pärast Mardi lahkumist peame ise seda lippu hoidma. Ja siin ongi need inimesed, kes suudavad seda lippu hoida. Need mehed ja naised panid aluse ka rahvusülikoolile, mida ehitati üles 10 aastaid, et saksa venekeelsest ülikoolist saaks ehtne rahvusülikool. Kas see täna on nii? Jälle ehitatakse multikulti ülikooli, minnakse tagasi enne vabadussõja aegsesse aega, kus on ikka võõrkeelne õppekava siin ja võõrkeelne seal. Me peame tagasi saama oma õige rahvusülikooli, mitte multikulti ülikooli. Selle loosungi peal on kindral Jaan Sootsi pilt. Kindral Jaan Soots, kes õppis sõjakunsti ka Mannerheimi käe all Tsaari Venemaal esimeses maailmasõjas sõdides ja tõi selle sõjakunsti Eestis sõjavägede staabi ülemana vabadussõja võiduni koos Mannerheimiga, selle sama vaimukandjana. Aga Soots pani paika ka Eesti piiri, lõi rusikalauda siit maalt ja mitte edasi ja võitles välja parima piiri. Setod ühendati Eestimaaga ja Setomaa sai tervikuks. Petserimaa oli üks uhke maakond. Aga kuidas me täna oma piiri hoiame? Kas meie lõunapiir on valvatud? Sealt võib sisse marssida kes tahes. Me oleme vastu võtnud 12 000 väejooksikut Ukrainast, kelle me peaksime kodumaale aitama, võitlema oma kodumaa, oma isamaa eest. Sest Jaan Soots ja meie vabadusvõitlejad olid kõrvuti 16-aastastega, kes meile vabaduse tõid ja keegi ei olnud selline, et meie põgeneme. Vaat nii tuleb võidelda vabaduse eest. Need mehed ja meie 16-aastased poisid näitasid, kuidas peab võitlema.
ja teises vabadussõjas samamoodi. Kas me austame oma vägilasi teisest vabadussõjast piisavalt? See on meie põlvkonna ülesanne. Ja lõpuks, kas me austame piisavalt ja tuletame meelde oma Petserimaad? Kõige paremini oskavad austada Petserit maad ja Setomaad, Tartu inimesed ja Setomaa inimesed. Südamlik tänu teile. Te oskate seda meeles pidada. Aga meie poolitatud Petserimaad, poolitatud Setomaad, kaotatud Petserimaad peaks meeles pidama kogu Eesti ja Viru-Ingerimaad samamoodi. Ja ma loen ühe kauni luuletuse Setomaad südames hoidvalt mehelt Ilmar Vananurmelt, kes on kirjutanud põhjalikud kaunid raamatud Setomaa külade ajaloost. Lehvida siibu meigas üle traataidu linda, püssatorodest üle ja üle hauakivide pinne, üle Setomüüri, mis kurja muudu küll tõmmat, aetu maama matusest läbi ja ese põlitsest maast. Aitäh meie kangelastele! Elagu Eesti! Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest!